Seda ei ole vaja tuua, mul on endal olemas. Pigem see vastuse poole, et sa võtad selle vastuse õiget vastusena, jah? See on kõige tähtsam. Senna vastaan meie, aga seda meie ei vasta. Ma arvan küll. Nii, aga kena pärastlõnad siin Paides ja sellisel arutelul, mille pealkirjaks on tehrikast ettevõtete rentidega varustamine ja arendamine, kelle vastutus. Ma vabandan nende vaatajate eest, või kuulajate eest, kes mul selja taga on, sellepärast, et omakasu huvides on seal kaamera ja kogu seda asja salvestatakse, nii et meil kästi kõigil sinna poole enam-vähem vaadata, nii et pange tähele seda, et ma teie poole seljaga olen. Vabandust. Meie tänases paneelis on 5 osalejat, väga lugupeetud osalejad, nii koolitajate poole pealt kui ettevõtete poole pealt. Hakkame sealt servast peale, mille on meil Mainori AS Mainorist. Pärast nad kõik räägivad iseendast natukese rohkem. Hans Hild, PCS koolitus, mis iganes ettevõttena seda nimetada. Erinevad koolitusena Hele Tammenurm, Telia Eesti kvaliteedijuht, Natalja Hrohordin on Eesti Energia HR värbamisjuht ja Mait Rungi on Mainori kõrgkooli rektor. Ja mina olen Jüri Jõemaa, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioonide nõunik, tegelen haridusteemadega ja muude teemadega ka natukese ja olen ka seotud kõrghariduse kvaliteediagentuuri ja kutsekoja ja selliste muude organisatsioonidega, kes on meie haridusmaastikul siin toimetamas. Kui me valmistusime selleks tänaseks paneeliks, siis me tegelikult püüdsimegi nagu aru saada ja vaadata kogu seda pilti, et mis siin Eestis või ka maailmas toimub, et kuidas tõepoolest koolid või haridusasutused või koolitajad tegelikult saaksid siis katta nagu seda tellimust, tinglikult tellimust, mida ettevõtetel tarvis on tööjõu osas, aga samas ka kuidasmoodi tegelikult ikkagi ka neid teadustulemusi või praktilisi selliseid teaduse väljundeid või ka erinevate koolides toimuvate kas praktiliste ülesannete väljundeid, kuidas neid saaks rohkem kasutada ettevõtetes. Ja kui me vaatame suurt pilti selles mõttes, siis tehnoloogia valdkonna ettevõtetes ja inseneeria valdkonna ettevõtetes on ikkagi väga suur tööjõupuudus. Siin kutsekoja poolt läbi viidud OSKA analüüsid, mis on viimased just info- ja kommunikatsioonitehnoloogia või ka inseneeria omad, näitavad tuhandete inimeste vajadust aastas, lisavajadust aastas, mitte vajadust, vaid just nimelt lisavajadust aastas. Nii et see on tegelikult väga suur väljakutse koolidele, koolitajatele, tegelikult ka poliitikutele, kuna me oleme täna ka sellises olukorras, kus ka välistööjõu, ka välistudengite Eestisse saamisega ei ole võib-olla kõik päris hästi, päris korras. Et siin on ka see otsustajate poolel päris suured tegemised ees seismas ja tegelikult eks ka ettevõtjad ja koolid ise tegelevad sellega, et mõjutada neid poliitikuid ikkagi selles suunas, et saada neid inimesi, kes Eesti majandusse panustama hakkavad. Ja kui me vaatame ka selles mõttes ka seda kõrgkoolide nagu 3 rolli, siis ikkagi esimene päris kindlasti on, mida kõik näevad, on haridusteema, uute töötajate koolitamine, teine erinevate teadustulemuste, teadusega toimetamine, erinevad uued tehnoloogiad, tippteadus, rakendusteadus, kõik see osa ja eks 3 on siis kõik nende eelneva 2 nagu panustamine selleks, et Eesti majandus oleks kõrgema lisandväärtusega, et meil kõigil oleks parem elu ja need inimesed, kes ka tööd erinevates sektorites, just tehnoloogiasektoris töötavad, et ka nende
nad oleks inspireeritud oma tööd tegema ja oleks ka hästi tasustatud. Nii et tegelikult see on võib-olla selline suurem, natuke mingis mõttes taustapilt. Ja nagu me vaatame ka seda, mida siin, millised toetusmeetmed on just selleks, et ettevõtjad ja koolid, ka kõrgkoolid, ka täiendkoolitajad siin rohkem koostööd teeksid, siis tegelikult on päris pikalt ju juba toiminud IT-akadeemia meede, kus ongi tegelikult ka ettevõtjad hästi palju panustanud. Seal on ka teadusmeede, mis on nüüd juba 5 aastat toiminud, kus vaadatakse sellised nagu tippteaduse poolt. Samas on mis iganes uue nimega ettevõtluse arendamise sihtasutuses ka rakendusuuringute programm, mis on pigem selliste uute toodete ja teenuste väljatöötamise toetamiseks, samamoodi ettevõtted koostöös kõrgkoolidega. Nii et neid meetmeid on päris palju ja ehk me proovime siis tänase päeva jooksul selle lugupeetud paneeliga koos jõuda arusaamisele, paremale arusaamisele, kuidas kõrgkoolid või üldse koolitajad ja ettevõtted saaksid üksteisest paremini aru, millised oleksid parimad praktikad selleks, et see koostöö sujuks paremini ja kuidas oleks ka erinevaid teaduse tulemusi, kuidas oleks võimalik teadust paremini arendada ja neid teaduse tulemusi tegelikult ka ettevõtluses kasutusele võtta. Nii et aga selle koha pealt mina annaksin võib-olla väikeseks kiireks tutvustuseks panelistidele sõna, et nad ütleksid ise, et kes nad on, kus nad tulevad ja natukese ka võib-olla kiirelt neid ootusi tänasele paneelile, aga mitte väga pikalt. Et hakkame võib-olla siitpoolt siis peale, et Mait. Ja, tere päevast ka kõigile minu poolt ja tervet päeva me teiega koos ei veeda kahjuks, vaid järgnevad 1,5 tundi. Aga ma usun, et või vähemgi nüüd kui 1,5 tundi, aga ma loodan, et see kõik on väga meeldiv. Ja nagu meie moderaator ütles, mina olen Eesti ettevõtluskõrgkoolist Mainar ja pean seal rektori ametit, aga olen läbi ajaloo viimased 30 aastat olnud nii ettevõtluses, avalikus sektoris kui ka kõrghariduses sees ja need teemad on mulle hingelähedased ja ka see, et kuidas see 2 osapoolt omavahel kokku saada. Hariduselt olen ma IKT taustaga, majanduse taustaga, pedagoogika taustaga ja ka bioloogia taustaga, nii et mul niisugune paras popurii on koos. Ja mida me siin näeme või ootame täna on eelkõige see, et mina tahaks, et Eesti majandus läheks ülesmäge. Ja kui me praegu näeme päris palju seda, et me oleme kas sellised tublid alltöövõtjad ja võib-olla vähem vaatame sellisesse kaugemasse tulevikku ja püüame saada selliseks turuloojaks, maailmas suureks tegijaks, neid näiteid on meil ka, siis seda eelkõige selle tõttu, et meie tootearenduse pool on praegu mõnevõrra võib-olla tagaplaanil ja tootearenduse plaan on tagaplaanil selle tõttu, et ühelt poolt on võib-olla siiani saanud ka ilma selleta, kui ka sellepärast, et meil ei osata seda teha, kui ka seda, et see on sageli riskantne ja kallis. Ja siis, aga ma arvan, et seda pikalt enam sedasi jätkata ei saa ja ettevõtted, et me oleks maailmas tegijad, peavad saama kuskil abi. Ja tänapäeval on nii igas valdkonnas on interdistsiplinaarsus kui ka koostöö, on see siis koostöö kõrgkoolidega või koostöö teiste ettevõtetega, aga tootearendus peaks meil kindlasti arenema ja paljud ettevõtted, kes selles teerajal on alles nagu alguses, siis nemad peaks ka mõtlema, et kuidas nad oleks ka homme elujõulised ja üks selline võimalus on see, et teha ka selles raames, et me homme oleks meie ettevõtted maailmategijad, et nad teeks kellegagi koostööd ja kõrgkoolid on üks selline siis võimalus, kus ettevõte, kes väga alustab alles seda teed oma talentide otsimist ja ka oma ettevõtte arendamist sellisele tasemele, et tuleks uusi paremaid tooteid, et ta teeks seda koostöös kõrgkoolidega. Aitäh, aga läheme siis edasi. Talja, palun. Suur aitäh, Jüri. Olen Natalia Eesti Energia grupist, tervikuna värbamisjuht, aga kui konkreetsemalt ennast tutvustada, siis vastutan värbamise järelkasvu valdkonna eestvedamise eest, arendamise eest nii Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas oleme rahvusvaheline grupp.
Ja tegelikult, kui konkreetsemalt rääkida, miks täna ma olen siin ja mis võib-olla minu selline väikene panus, rohkem tahaks inspireerida Eesti Energia Grupi näitel, kuidas me oleme täna üle Eesti ja mitte ainult Eestis, vaid ka Lätis ja Leedus ehitamas, arendamas koostööd ülikoolide, kutsekoolide ja siis ka teiste koolidega tervikuna, mis on täna meil kogemuses ja tõesti grupp võib-olla suur, seetõttu meil on rohkem võimalusi ja ressurssi seda natukene mitmedimensionaalselt teha, ehk siis me panustame uuringutesse, me arendame energeetika valdkonda, see on üks moodus, me pakume praktikat üle Eesti, me oleme kõige suurem praktikabaas tegelikult, kes võtab iga-aastaselt ligikauselt 200 praktikanti erinevates ettevõtetes grupis. Veel lisaks me teeme näiteks selliseid ägedaid lahendusi nagu laient programm, mis hetkeseisuga on keskendunud eeskätt füüsika õppeainetele keskkoolides, ehk siis töötame välja kõige kaasaegsemad õppematerjalid, mis on suunatud õpilastele ja õpetajatele veel lisaks. Ehk siis meie võimalused on väga-väga suured, aga tahaks mitte niivõrd nagu kogemusest rääkida, vaid rohkem inspireerida nii koolide esindajaid, ülikoolide esindajaid, kui ka tegelikult teist sihtgrupi, ehk siis lapsi ennast ja neid vanemaid teha koostööd äriettevõtetega. Ja nii palju, kui mul on täna kogemuses olemas, siis üritan jagada ja vastada ka küsimustele. Aitäh! Ja suur tänu! Aga siis palun, Hele. Tere, mina olen Eile Tammenurm. Igapäevaselt juhin Telias meie äriprotsesse, juhtimissüsteeme ja tegelikult näen väga selgelt oma töös, et kui oluline on meie inimesed, meie järelkasv, kogu tarkus, innovatsioon, mis kõik IKT-sektoris on ju igapäevane ja väga kiirelt muutuv. Aga minu enda missioon on olnud juba üle 10 aasta aidata koordineerida koostööd ülikoolidega. Olen näinud väga palju erinevaid võimalusi selles. Toetan, et näiteks praktika, järelkasv, ühisprojektid ülikoolidega. Et tegelikult on see väga-väga oluline ja minu arvates annab see mõlemale poolele väga palju kasu. Ja üks teema veel, mille eest ma väga tahan seista, on naised ja tüdrukud tehnoloogiasse. Et ka teema, mis hakkab tegelikult juba väga madalast, aga ma arvan, mis on hästi põnev ja huvitav. Ja suur tänu, palun Ants. Ants Sild, igapäevaselt hommikust õhtuni selle teemaga seotud nii PCS koolituse kui koolitusasutuse juhi ja koolitajana, aga ka Kutsekoja ja OSKA strateegia töörühma liikmena ja ITL-i haridusteemadega ka seotud igapäevaselt. See küsimus läheb nagu järjest keerulisemaks kätte ära. Kas siin Arvamusfestivalil on vähemalt 7 arutelu, kes selle teema ümber tõsiselt pead ragistab ja neid aspekte on nii palju. Ja mul on 2 ka enda jaoks veel intrigeerivat mõtet, mis mulle tunduvad natukene, mis vajaks kogu selle lähenemise ümberpööramist. Esimene asi on see, mulle tundub, et õppida ei ole vaja. Tegelikult meil on vaja teha huvitavaid tulemuslikke tegevusi, on see siis töö või on see meie eneseteostus. Ja õppimine on lihtsalt kark, paratamatu igapäevane tegevus. Õppimine ei ole asi oma ette, et see eesmärgistamine, mille jaoks me seda teeme, muutub nagu järjest olulisemaks. Sest kõike seda teadmist, mis ka meie tegevusvaldkonnaga või minu hobivaldkonnaga seotud on, ei jõua, enam ei jõua. Teine teema on minu arvates, et me oleme hästi palju rääkinud õppimisest, et ma nüüd saan targaks ja oskajaks ja osavamaks järjest rohkem, täiendan ennast ja siis ma valin, kuidas ma seda tööd teen. Ja mul on järjest rohkem see tunne, et see, kuidas me kokku lepime, kuidas me õpetame ja harjutame, kuidas töö käib. Mitte see, et meil on tausta kõik teadmised ja siis me hakkame seal kohapeal töökäigus välja mõtlema, et kuidas töö käib.
vaid see ka õpetamine, metoodikate õpetamine, kuidas töökorraldus käib, vot see on meil õppimises ka haridussüsteemis natukene nagu teisejärguline. Ikka see sama teema, et õpetame Wordi selgeks või Exceli selgeks, mida ta sellega teeb, see on nagu järgmine teema, utreerituna. Aitäh! Aitäh, Hans, sellise väikse provokatsiooni eest. Ja minu nimi on Ljudmilla Pihel, olen Ülemiste Cityst, Mainori talendijuht ja igapäevaselt siis hoolitsen selle eest, et kõik need 16 000 talenti, kes meie linnakus elavad, õpivad, töötavad, et nad oleksid seal õnnelikud, et nad saaks ennast seal arendada ja saaksid seal õnnestuda, et teeme hästi palju koostööd erinevate kõrgkooli ja ülikoolidega, hästi erinevad valdkonnad, et seal ei ole nii, et me ainult võtame endale praktikanti ja nii edasi, et meil on ka muud koostöövorme. Täna tahaksingi rääkida nendest erinevatest koostöövormidest, mis meil on, et näidata, et koostöö kõrgkooliga ei tähenda ainult seda, et võtate seal praktikante või võtate töötajaid seal. Ja võib-olla, mis mulle natukene ma ei tea, muret seal teeb linnakus olles, et kuidas muret võib-olla, et see võib-olla ei ole päris nüüd arendamisega seotud, aga kui me tegime uuringud linnakus ja meid aitas selles Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor ja vaatame ka igapäevaelu ja suhtlen ka teiste personalijuhtidega, siis ma näen seda, et ettevõtted, kes meie linnakus nüüd on edukad olnud, nad on olnud edukad just sellepärast, et nendel on olnud võimalus nii-öelda kaasata ka välistalente. Et see paneb mõtlema, et siin Juri rääkis ka korraks sellest välistalentide probleemist või et nad ei ole siin võib-olla nii väga teretulnud ja oodatud, et kuidas see poliitika nüüd meil on. Et see on võib-olla üks selline minu väike selline murekoht, et kus ma tahaks nagu midagi teha ära, et selles valdkonnas me oleksime rohkem avatud. Suur tänu selle sissejuhatuse eest. Nüüd ma pööran ennast korraks siia publiku poole ja tegelikult tahaks küsida, et kes siin kohal on. Väga mõned toolid on tühjad küll, aga et kes teist esindab tööandjaid? Andke käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kes esindab töötajad ja spetsialiste? No on ka neid. Aga õppijaid? Kõik oleks pidanud käe tõstma ja kõik õpivad ju kogu aeg. On mingi kategooria, mida ma ei nimetanud siin veel? Ei ole? Õpetajaid, jaa, muidugi, jaa. Õpetajaid, koolipidajad, ma siin nõnda näen, vähemalt ühte. Ja veel üks. Nii et on ka neid. Nii et võib-olla see on väikseks eelhäälestuseks lihtsalt paneelile, et aru saada, et kes meil siin kohal on ja tegelikult tundub, et meil on kõik olulised osapooled on ka siin kuulamas. Kui teil on soovid küsida midagi, siis tehke ennast märgatavaks ja seal on Triin, kes aitab teil mikrofoni kätte saada ja küsida. Pärast tuleb ka 2 küsimust Mentimetri abil, see kood on siin seina peal, kuna meil ei ole siin tehnilisi abivahendeid, mingid suuri ekraane ja muid asju, Ja Mentimeter on tegelikult avatud ja ma lihtsalt vahetan küsimust siis, kui on õige aeg. Et mõni on juba sinna sisse loginud, juba on vastuse andnud, mis on väga tore. Aga kui Jüri ütleb, et nüüd, siis seina peal on aadress on menti.com ja siis teilt küsitakse koodi ja siis palun numbrid kõik sisse niimoodi riburada pidi sisse toksida ja siis saate vastata täiesti anonüümselt. Aga aitäh. Aga läheme siis selle esimese teemabloki esimese küsimuse juurde. Ja see on võib-olla pigem selline üldisem, et mida on meil vaja siis teha, et meil oleksid paremad talendid, tippspetsialistid, töötajad ja ka meie ettevõtted oleksid arenevad ettevõtted nii täna kui ka tulevikus, lähimas tulevikus ja kaugemas tulevikus. Ja võib-olla hakkaksid kusagilt, hakkaks keskelt peale, hakkaks helest peale näiteks. Raske küsimus, aga ma ise arvan, et keda täna ettevõtted vajavad. Need on ju eelkõige enesekindlad, targad, positiivse ellusuhtumisega inimesed. Ja see ongi see küsimus, et kuidas me täna kõik koos selliseid inimesi kasvatame. Et mulle endale tundub, et see tegelikult algab juba sealt lasteaiast, koolist ja siis jõuab selleni, et ka tööturule jõudes
meil sellised inimesed on. Ja see võib-olla ongi see väljakutse meile, et kogu ühiskonnas, et kuidas kõik üheskoos selle nimel pingutada. Ja see ei tähenda ainult, et see on lasteaiaõpetajate või õpetajate teema. Et ma arvan, et see on juba ka see koht, kuhu ettevõtjad, kõrgkoolid, koolitajad peaksime appi minema ja toetama, et just sellist teadlikkust ja ka sotsiaalseid oskusi anda. Et see on võib-olla see, mis mulle endale tundub, on selline tuleviku väljakutse. Aga täna arvan ma, et see on jälle koostöö väga paljude osapoolte vahel. Nii ettevõtted, kõrgkoolid, koolitajad ja ma arvangi, et siin ei ole ühte või teist, kes on üksinda vastutaja. Et selle peabki kõik koos paika saama. Et võib-olla selline mõte minult, et tõesti mõtleme tulevikku kõik koos, keskendume juba sealt lasteaiast ja siis kasvamisele, aga täna teeme koostööd ja püüame neid parimad lahendused leida. Aitäh sulle, aga võtaks siis hariduse poole pealt, et Mait. Jaa, keda me vajame, no. Eestis on kindlasti see diskussioon pooleli, et kuhu suunas me minema peame, me oleme väike majandus, et me peame, on räägitud nii sellest, et me peame mingid valdkonnad välja valima, aga ma arvan, et selle kõrval on ikkagi, me elame paralleelselt ju globaalses külas juba täna ja need ettevõtted, kes ühel või teisel põhjusel siin on enda kanda kinnitanud või siin alguse saanud, eks neil on omad soovid ja vajadused teatud spetsialistide hulgas ja on läinud nii ühel või teisel moel, et Eesti on siis selline riik, kus on kõige rohkem iduettevõtteid ja kus on kõige rohkem unikorne ühe elaniku kohta ja need valdavalt on nad siis baseerunud ikkagi IKT lahendustele ja selle tõttu on ka see tänane paneel võib-olla mõnevõrra sinnapoole ka kaldu, et IKT inimesi on siin rohkem. Ja IKT osas, nagu Jüri juba enne ütles, et IKT spetsialist on väga erinevatest valdkondadest tarvis ja IKT rääkides nüüd ühelt poolt on need siis konkreetsed teadmised ja oskused, mis neil peavad olema. Need on siis tõesti kogu selle IKT elukaare osas vajalikud. Aga teiselt poolt tõesti nagu ka toodi sisse, et ka inimlikud väärtused ja üldpädevused ja meeskonnatöö oskused. Aga IKT osas on selle nii tehniliste oskuste kui ka siis selliste üldpädevustega inimeste hulk tõesti puudu praegu väga suur, kui me hinnatakse, et meil peaks olema kuskil siin lähema 5 aasta jooksul praeguse 34 000 pealt kuskil 48 000 peale inimest, siis see tähendab, et me vajaks keskmiselt aastas juurde 2600 IKT inimest. Aga koolisüsteem ja haridussüsteem, tasemeõppe on selline, et praegu Eestis pakub IKT haridust 4 kõrgkooli, sealhulgas ka Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor, kes IKT õpet annab ja tegelikult nende 4 kooli peale kokku lõpetab aastas 900, nii et kui aastas on vaja juurde üle 2500 ja lõpetab alla 900 ringis, siis on näha, et suured käärid. Jah, me teame, et osad lähevad juba õpingute ajal teatavasti tööle ja ka täiendavad seda, aga siin on käärid ikkagi väga suured. Ja kui siin räägitakse vahepeal, et võib-olla see sama sisse toodud mainitud iduettevõtlusega seotud valdkond, et ta praegu võib-olla üle kogu maailma ei lähe väga hästi, et sealt vabaneb teatud tööjõudu, mida saaks siis need suuremad ja traditsioonilisemad IKT ettevõtted üle võtta, siis tegelikult nad ei kata üksteist ära, et need käärid jäävad ikka väga suureks. Ja IKT kõrval ma arvan, et on väga oluline ka suur vajadus keskastme juhtide järgi, on need siis projektijuhid ühelt poolt, aga on ka vajadus siit edasi minna laiemalt ka teiste ärivaldkondade inimeste järgi, et kui räägitakse, et ärindust Eestis võib-olla väga vaja pole, kuigi iga aasta on valdavalt ülikoolidesse sisseastumise populaarsemad erialad on IKT ja majandus, aga kui riik võib-olla nii-öelda riigieelarveliste kohtadena enam nii palju ei paku, siis ma arvan, et see on tegelikult teatavad
võib-olla ei ole see tark tegu ja ei ole tark tegu võib-olla selle tõttu, et sageli on tegelikult majandusharidus teine haridus, mis võetakse siis esimese insenerihariduse kõrvale, juhul kui just inimene tahab rajada kas enda ettevõtet, iduettevõtet, muud ettevõtet või tahab liikuda näiteks või liigubki karjääriredelil spetsialistist keskastme juhiks, siis tal on neid majandusalaseid teadmisi tarvis, et seal toimetada, meeskonnatöö oskusi, finantsoskusi, ka enda reklaamimise turunduse oskusi, et kõiki neid on vaja. Aga kui natuke laiemalt rääkida, siis mis on teatavasti maailmas praegu aset leidmas, kui me räägime väärtusahelast, siis väärtusahelas on, mis hakkab siis tootearenduses pihta, millele järgneb tootmine ja lõpeb siis nende järeltegevustega, hooldamisega, hooldusega ja ka müümisega, siis teatavasti kõige tasuvamad ja magusamad asjad on ikkagi selle ahela alguses ja ahela lõpus ja siis sellest ka nagu moodustubki selline smile ehk naerusuu ja see tootmine kahjuks on võib-olla kõige vähem tasuvam ja praegu, kui me vaatame, mis laadi nagu ärinduse ja majandusõpet meil pakume, siis sageli on just katmata need kõige magusamad ja Eesti riigile arengule kõige võib-olla olulisemad valdkonnad, mis on siis väärtusahela alguses, tootearenduse oskusega inimesed ja väärtusahela lõpus, mis on siis müügi või võib-olla isegi natukene kitsendaks seda, mis on siis seotud ekspordiga. Nii et ma arvan, et siia on vaja ka kindlasti palju inimesi juurde, sest et teatavasti me ei ole väga osavad oma toodete maailma viimisel. Jah, IKT on ühelt poolt võib-olla sündinudki selline born global, kui me räägime iduettevõttest, et ta ongi kohe kogu maailma, aga kui me räägime ikkagi laiemast kogu Eesti vajadusest, siis see nii ei ole, nii et seda ekspordioskust on vaja ekspordioskusega inimesi ja ka tootearenduse inimesi, et me saaks lahti sellest või liiguks sellest allhanke maast, mis sellel ajahetkel, kui me seal olime, oli täitsa norm ja aitas meil areneda, siis liikuda sinna edasi nii-öelda turuloovaks maailmategijaks. Näiteks suur Hiina on käinud seda sama rada, et algusest oli suur, halb on võib-olla ebaõiglane on võrrelda ennast Hiinaga, aga tema on käinud ka seda rada, et on olnud pikalt allhankija, aga praegu ta tahab ka liikuda nendesse magusamatesse sektoritesse, et ise toodet ka arendada ja ka igale poole kogu üle maailma seda nii-öelda turundada. Ja loomulikult igas valdkonnas on neid, kus meil veel nagu puudu on, aga tänasest paneelist tulenevalt ja ka meie kooli ühes siis erialasest valdkonnast IKT õpe on meil koolis olemas, nendest lähtuvalt siis need kaks, mis ma praegu mainisin, mida on meil puudu IKT valdkonnas ja mida meil puudu ärinduse valdkonnas. Ma tänan sind sellise laiema pildi loomise eest ja võib-olla tõesti läheks Eesti Energia poole peale, mis ongi tegelikult ju suur ettevõte, rahvusvaheline ettevõte ja kus lisaks ikkagi IKT-le on ka väga paljuski inseneeria valdkond nagu hõivatud tegevused ei ole ainult elektritootmine, vaid on ka muude uute toodete teenuste arendamine ja võib-olla selles nagu suuremas vaates ja tõesti Eesti Energia on suur ettevõte, aga et kuidas siis tega neid väikeseid ettevõtteid enda väärtusahelasse kaasa haarate, sellepärast et ega allhange ei ole ju, see võib olla halva, see tunduda halva maiguga, aga tegelikult nagu kõrgtehnoloogiliste toodete arendamisel kasutada allhanget ja väga kompetentsed allhankijaid on ju tegelikult väga hea, nii et palun. Aitäh selle võimaluse eest. Ma võib-olla natukene siis korraks teen sammu tagasi ja siis tõstaks taaskord esile Antsu poolt jagatud mõte õppimisest, et kui me räägime siis talentidest, tänastest talentidest, tulevikutalentidest, mis on see suurem väljakutse tegelikult iseenesest, mitte täna ärid tunnevad hoiakud või inimeste enda väärtused. Sai mainitud kindlasti positiivne pool, avatud pool, et siis hoida avatud meelt olemasolevatel töötajatel ja kindlasti ka noortel. Aga veel lisaks tuleb arvestada, kui kiiresti tegelikult tervikuna maailm areneb. Täna tehisintellekt hästi paljuski mõjutab juba täna meie igapäevast elu. See, mis hakkab tulema ja toimuma tulevikus, seda on väga raske prognoosida ja ennustada. Mis see tähendab? Ma võib-olla siit natukene vaidleks vastu äride poole pealt IKT iseenesest. Seda ei saa enam käsitleda eraldi sektorina või eraldi suunana.
kõikides valdkondades, vahet ei ole, kas me räägime personalijuhtimisest, kas me räägime finantsjuhtimisest, kas me räägime inseneeriast tervikuna. IT-kompetents on juba sisse põimitud. Sellised elementaarsed oskused, digioskused, kas analüüsida andmeid, kas töödelda andmeid, kas andmete pinnal teha järeldusi. See täna on juba teravalt vajadusena sisse põimitud kõikides valdkondades ja rollides. Kindlasti tulevikus see muutub aina olulisemaks ja teravamaks. Kui me räägime sellest, kuhu me liigume tervikuna, siis ma arvan, me liigume tõepoolest sellise maailma, kus õppimine on lahutamatu igapäevne osa meie elus, kõikide inimeste elus. Me ei saa enam rääkida sellest, et selleks, et saada mingi teadmised, ma pean ilmtingimata ametlikult minna ülikooli, kutsekooli. Tänased lahendused, mis on välja töötatud ülikoolide poole pealt, on suurepärased mikrokraadid. Mu isiklik usk on seisneb sellest, et see on alles algus. Kindlasti mingi hetk mikrokraadid muutuvad veelgi kuidagi teistmoodi, kas väiksemad ampsud veel tekivad, ehk siis vajaduspõhine õppe tekib. Ja siis nii töötajatel kui ka noortel siis tekibki selline võimalus saada vajaminevad teadmised just selleks, et neid kohe rakendada, praktiseerida. Et see on see, kuidas mina näen. See võib olla natukene kuidas öelda, väikene fantaasia, vaadates, kuidas täna me suudame kiiresti kohaneme alles siis, kui me kiiresti õpime, kiiresti rakendame, kiiresti viime ellu vaeva minevad muudatused ja sealt edasi liigume edasi. Kui me räägime vajaminevatest hoiakutest, siis ma tooks need kriitilisemad välja. Taaskord äri esindaja poole pealt, nii palju kui mina näen. Kõige edukamad inimesed on need, kes on avatud elukestvale õppimisele, nad ei küsimärgista, nad otsivad ise lahendusi. See hoiak on töötaja inimese sees olemas ja see kindlasti on lapsepõlvest kaasaantav vanemate pinnalt eeskujuks, kes on eeskujuks lapsele ja kindlasti töötajad, kes jälgivad oma kolleegi ja õpivad koos meeskondades. Teine hoiak on kindlasti avatus koostööle. Täna ühtegi äri ei saa olla edukas, kui inimesed ei tee oma vahel koostööd. Ja see sotsiaalne oskus on metsikult tähtis ka kindlasti tulevikus, kuna rollid ja töö sisu muutub aina keerulisemaks ja ma ütleks niipidi targemaks. Ja veel lisaks kindlasti kohanemisvõime. Muudatusi on väga palju, me peame kohanema, tõesti kohanema. Ja see avatus muudatustele, et see on paratamatu meie elu osa, see on ka väga tähtis. Mis kujul me edasi liigume, see on kindlasti rohkem kõikidele äridele ise otsustada, kuidas nad näevad, kuidas nad tahavad äri arendada, sellest sõltub. Iga äri peab sõltumata suurusest otsustama, miks nad on täna siin, kuhu nad liiguvad ja selle pinnalt ehitada koostööd kõikide koolide, võimalike koolidega. Ma nii palju, kui arendasin järelkasvu valdkonda, mida ma olen märganud, ei ole tähendust ega ei ole üldsegi küsimust, palju sul töötajad on, olgu sul 3 inimest ja sa teed väikse sellesse kohvikukas näiteks või olgu sul 5000 inimest, siis tegelikult koostöö erinevate koolidega on võimalik. Kui äriesindaja täpselt teab, milleks seda on vaja ja kuhu ta tahab liikuda ja kes need inimesed, kellega ta teeb koostööd ja mis on see koostöövorm. Nii et mina pigem olen sellise usku, kui äri on väga teadlik, siis kõik on võimalik. Suur tänu, aga järsku sellest nagu teema avamisest ja kiiretest arenguvajadustest tulenevalt, et järsku võtaks ja kuulaks, mida arvab Ants, kes tegeleb ju igapäevaselt kiire koolituse, ümberõppe, täiendõppega, et milline vaade on sinul sellele? No, eks meie oma igapäevases tegevuses sõltume tellijast, eks tema dikteerib väga otseselt, mida on vaja. Ja tänasel täiendkoolitusturul minu arvates tööandjad tellivad ja maksavad vähemalt 90% kogu täiendkoolituse mahust. Nii et tööandjate tähtsust ja rolli mina tahaksin väga toonitada,
ja minu arvates meid ootab ees kogu selle haridus, täiendkoolituse, arendusmaailma ümberpööramine. Eks kunagi toimus hariduse outsourcing, oli otstarbekas teha koolid ja eraldi ülikoolid, eks. No ja täna see süsteem toimib hästi ja toimib siis niimoodi, eks, et me küsime tööandjatelt, mis neil vaja on, siis üldistame seda ja siis teeme oma haridussüsteemile sobilikud programmid selle jaoks. Ma arvan, et on vajalik see süsteem teistpidi tagasi pöörata, nagu ta oli 400 aastat või rohkem sinna suunda, et sellel tööandjal on palju suurem roll. Nii nagu Cleveroni akadeemia, eks, et mis tegelikult on reaalselt tööandjal vaja ja mitte ei valmistata nagu umbmääraselt inimesi ette. Baasharidus, formaalharidus jääb alati vundamenti tegema. Ja see vundament jääb järjest väiksemaks võrreldes sellega, mis meil on juurde vaja, eks. No ja kui me siis küsime, et mis tööandjad tahavad, ma tahan geniaalset kuju kõikide omadustega, jah, Bill Gatesi, Elon Muski, Mait Rungit, aga kas nad töötavad siis ka minu juures, eks, mis mul neile pakkuda on, kui muud ei ole kui ainult raha, eks, kui ei ole seda eestvedavat, seda eesmärki ja seda pidevat ettevõtte arendust ja sellega seotud pidevat nagu koolitust ja arendust, siis need inimesed ei püsi ühegi tööandja juures. Et me peame pea peale pöörama selle, ja siin on tööandja vastutus. Need on nii ettevõtte juhid kui riigiasutuste juhid veel rohkem. Nende vastutus selle töötajate arenduse koolituse eest, kus üks väikene osa on formaalharidus. Väga hea, aga kuidas Ülemiste City kui selline katus või keskkonnalooja tegelikult ju tuhandetele, 16 000 tehnoloogia, IKT, mis iganes valdkonna ettevõttele, et kuidas on see teie vaates, et seal on ka samamoodi, need ettevõtted on üksteise hästi lähedal, hästi kiiresti saab inimesi vahetada, inimesed saavad kokku, keegi räägitakse ära, liigub ühest kohast teise, on tarvis ümber koolitada. Et kuidas paistab nagu teie pilt, olete ka need uuringud teinud siin koos ettevõtluskõrgkooliga, eks ole? Jaa, eks me näeme kindlasti seda, et nagu siin on ennemgi juba räägitud, et maailm muutub kiiresti, tehnoloogia läheb muudkui edasi ja inimesed vajavad pidevat arendamist, eks see sama elukestev õpe, et inimene peab olema avatud ja sellele õppele ja ma arvan, et väga paljud ongi aru saanud, et enam ei saa nii, et ma õppisin 5 aastat tagasi ülikoolis ära ja nüüd mul enam ei ole mitte midagi vaja. Kindlasti on vaja edasi arendada ennast, kas see on siis järgmine kõrgharidus või on see mingi koolitusampsud või ükskõik mille näol, aga kindlasti inimest on vaja arendada. Ja eks me sinna oma linnakus ka näeme seda, et meie, kui me mõõdame seda tulemuslikkust ettevõtetel, me näeme, et meie ettevõtted on väga edukad, aga me näeme ka seda, et meie ettevõtted väga palju panustavad oma töötajate arendamisse. Ja ma arvan, et see ongi see eduvõti, mis viib neid ettevõtteid edasi. Et ise me teeme ju ka paljude kõrgkoolidega ja ülikoolidega koostööd ja meil endal on oma nii-öelda kõrgkool linnakus olemas, Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor, kellega me teeme igapäevaselt hästi palju koostööd ja ma usun, et see on meie eduvõti. Suur tänu. Ma arvan, sellega meil on see esimene teemablokk enam-vähem kaetud. Ja nüüd on see koht, kus on see Mentimetri küsimus, et kui te korraks mõtlete natuke sellise avatud meelega, et mitte selle peale, kus te täna töötate, vaid et kus te tahaksite kusagil, ma ei tea, järgmisest aastast või kauem või edasi töötada, et kas te tahaksite tegelikult töötada suurettevõttes või hoopis startupis või mingis suuremas rahvusvahelises kontsernis, et vaadake seda küsimust seal Mentimetris ja vastake palun siis. Et Triin meile ühel hetkel ütleb selle. Ja vastused tulevad praegu ilusasti sisse. Ja meil on siis 5 vastusevarianti. On võimalus töötada suurettevõttes, siis ettevõtted, mis on rahvusvahelise ettevõtte väärtusahelas. Startup on 3. variant, 4. on väikeettevõte ja 5. variant on see, et ma olen ise tööandja või tegemist ongi minu enda ettevõttega, et ma töötan ise enda heaks. Et
hetkel ma võin öelda, et skoori juhib 5 vastusega startup. Ära ütle ette. Hoiame põnevust. Kui seda osalete hulka vaadata ja vastanud vaadata, et kas hakkab juba looma? 19 vastust on praegu. Nii et ma arvan, et meil enam-vähem. No enam minut veel. No 30 sekundit. Võib-olla olid mitmes kohas. Nii, teil on tegelikult teine küsimus veel, aga te vist ei jõua siin enne, kui ma slaidi vahetan, et Jüri annab selle jaoks eraldi märgu anda. Aga ma võib-olla teeks kokkuvõtte, kui sobib. Jah, palun. Et juhtpositsioonil on praegu siis valikud, startup ja see, et inimesed on märginud, et nad on ise tööandjaks. Kummaski kategoorias on siis 6 häält. 5 häält on saanud vastus, et inimesed sooviksid töötada väikeettevõttes. 3 inimest on valinud suurettevõtte kui suurepärase tööandja ja 2 inimest eelistavad töötada sellises rahvusvahelises ettevõttes. Nii, teile tagasi. Suur tänu. Te jäite kaotajaks vist. Aga pole midagi, suhteliselt ühtlane jaotus tegelikult. Et on kellegi kommentaar selle kohta, ei taha keegi midagi ma võib-olla kommenteeriks nii palju, et nii kaua kui siin võib-olla teised kuulavad, et kui me räägime siin suur- ja väikeettevõttest on ju siis ise olen töötanud nii suures kui ka praegu väiksemas, et ma siis tunnetan seda hästi suurelt seda vahet, et milliseid inimesi või milliste kompetentsidega inimesi me vajame sõltuvalt selle organisatsiooni suurusest, et kui ma töötasin suures organisatsioonis, loomulikult meil olid endal mingid suured arengukeskused või kompetentsikeskused või kuidas neid iganes nimetatakse on ju, ja me olime valmis vastu võtma suhteliselt selliseid, kuidas ma nüüd ütlen, siuksed tooreid inimesi, kellel võib-olla ei ole nii palju kogemusi ja teadmisi, võib-olla need baasoskused on ju, siis täna ma näen väikses ettevõttes, mul ei ole võimalik luua endale kompetentsikeskuse, kui mul on 20 inimest kokku on ju. Ja siis ma tunnen seda, et tegelikult tahaks juba suhteliselt küpsete inimest on ju heade kogemuste ja teadmistega, kes hakkab mul põhimõtteliselt suhteliselt kohe tööle. Muidugi seda ettevõtte spetsiifikat ja väärtusi ja nii edasi ma pean talle näitama ja õpetama ja nii edasi, aga just selle ütleme, selles mõttes jah, et ma ei saa päris sellist inimest võtta enda organisatsiooni, keda ma pean täiesti nullist õpetama hakkama, et selles mõttes mulle väga meeldivad suured organisatsioonil, kellel tõesti on võimalus luua oma kompetentsikeskuseid, aga jah, alati see ikkagi ei ole võimalik ja kui me vaatame seda, kuidas Eesti ettevõtted jagunevad, siis ega neid suuri väga palju ju tegelikult ei ole. Ja sellega on lood muidugi päris kardinaalselt ühte nurka, sest et väikseid mikro- ja väikeettevõtteid on Eestis tegelikult Eesti turul 98%, kuskil 120 000 ettevõttest, et see on nagu ka arusaadav ja ma usun, et see läbilõige siin oli täpselt samasugune. Olles ise ka töötanud mõlemas suuremas kui ka väiksemas ettevõttes ja väga väikses ettevõttes, ega ta siis need, mis nõudmised ja vajadused ühe või teise tüübi ettevõttel on, inimestel on tegelikult väga erinevad. Kui sa oled ikka väikses ettevõttes, siis sa oledki tegelikult all in one. Kõiki asju sa teed ikka ühe enda isikuna ära. Nii et seal on see kompetentsi pagas peab olema palju laiem, mis sul on olemas. Samas, kui sul on olemas need baasoskus, üldpädevused, meeskonnatööoskused, digioskused, kõik need muud oskused on sul olemas, siis sa saadki seal nagu hakkama ja suudadki nagu edasi arendada ja vastavalt ennast siis nii-öelda upskillida või reskillida, kuhu valdkonda sul parasjagu vaja on. Aga võib-olla me sellega jõudsimegi sellesse teise teemablokki, et tegelikult jagaks selle küsimuse nüüd pooleks, et üks küsimus on tegelikult ettevõtete poole peal, et milliste kompetentsidega ja töötajaid te soovite endale tööle saada. Vabandust. Jah, tervist, et kohalik IT-ettevõtja ja samaaegselt ka koolis õpetaja 0, midagi kohaga. Ja siin oli korduvalt nagu juttu, et me otsime siis neid spetsialiste, meil on spetsialistide puudus. Ma tahaks nagu öelda, et tegelikult koolid teevad väga head tööd. Meil võib-olla isegi ei ole väga suur spetsialistide puudus. Ja et nagu ilmestada seda oma mõtet, ma tooksin ühe näite. Aastaid paar tagasi minu hea tuttav, minust umbes 10 aastat noorem, lõpetas kohaliku kutsehariduskeskuse IT-spetsialisti erialal.
ta ei olnud kindlasti mingi parim seal lennus, aga kindlasti minu silmis hea spetsialist, hea noor spetsialist. Ja ühtlasi otsis siis tööd peale seda kooli. Üks Järvamaa kool, mida minu asutus teenindab, soovis kooli arengu jaoks siis võtta palgale nagu palgalise IT-spetsialisti, just et mitte osta sisse suurtelt ettevõttelt arendustööd. Sest vaadake, mina nagu oma väikse ettevõtte juhina näen nagu seda, et üldiselt asutused, on need siis eraettevõtted või ka avalik sektor, tahab ikkagi sisse osta nagu suurelt asutuselt, et saada mingit kvaliteeti ja teenust justkui. No igal juhul. Ja siis see kutt, kes oli siis lõpetanud selle kooli, kandideeris siis sinna kooli IT-spetsialistiks. Seal ei olnud vaja mingisuguseid erilisi nõudmisi, aga mis juhtus? Kooli juhtkond lihtsalt ei julgenud seda noort tööle võtta, sest lihtsalt nii palju turvalisem oli maksta seda arendusraha, konkreetselt tol hetkel oli see Teliale ja nii jäigi see noore inimese õpitu nagu kasutuseta ja see noor leidis, ta tegi küll mõned IT-tööd, ta leidis ennast hoopis ehitussektorist, hiljem Soomest, ta on väga hea palk, ta läheb väga hästi, kuid mina ei usu, et ta tuleks enam tagasi ei Eestisse ega Järvamaale ja isegi ta tuleb tagasi, ta ei tule tagasi IT-sektorisse. Meil on raha on panustatud, meil on loodud spetsialist, aga me ei saa sealt nagu tagasi, sest see esimene samm oli nii suur, sest peale kooli, kui oled nagu üsna hästi lõpetanud kooli, ei taha ka kuskile kaablikuitiks päris minna, aga suur ettevõte ei võta nagu sinna, ja eriti väikestes linnades. Et päris valus näide oli see, et ma ei tea, kuidas te kommenteerite seda, et Tallinnas kindlasti vist on vähem seda probleemi, aga ülejäänud Eesti. Aitäh! No, suur tänu selle kommentaari ja küsimuse eest tegelikult. Ma adresseerin seda kohe Telia sõnas, et läks väga isiklikuks küll, aga ei ole midagi, et pigem see ongi selle järgmise teemaploki teema, et keda tegelikult ettevõtted vajavad. See samane kooli näide, eks ole, et keda, kas ta ostab seda sisse või mitte, eks ole, või see. Ma arvan, et võib-olla Telia näitel, aga ma arvan, et see on ka teiste ettevõtete näitel, et tegelikult me võtame täna ikkagi ka väga erineva tausta ja oskustega. Et mul lihtsalt, kui sa rääkisid, tuli pähe, et meil praegu on praktikal üks gümnaasiumi lõpetanud noormees, kes annab väga paljudele meie oma töötajatele silmad ette ja tõesti me ka just praegu mõtleme, et kuidas teda nii-öelda siduda endaga, sest loomulikult ta vahepeal tahab ka kõrgharidust. Aga toon veel teise näite, meie oma analüütika. Et me kõik teame, et andmeanalüüsi ja selle teadusega seotud nii-öelda valmis inimesi ikka turul ei ole. Siis täna näiteks me olemegi otsustanud, et me enamiku selles valdkonnas tööle tulijaid võtamegi nii-öelda juuniorid, kes siis saavad meie ettevõttes koos kasvada. Et see sama, millest Ljudmila rääkis, et me siis ise võtame vastutuse nende inimeste arendamise eest. Just, aga see näide oli nagu selles mõttes hea, et kes keskkooli lõpust, aga need on ikkagi need, kuidas ma nüüd viisakalt ütlen, staarid. Aga ütleme, kui meil keskmine kutsehariduse või ka olles ise Mainoris õppinud, ka Mainori lend, seal ei ole kõik staarid, seal on 20 head keskmist spetsialisti, ma ütlen, kindlasti seal on väga häid ja võib-olla natuke kehvemaid, et kuidas pehmendada seda maandumist siis nii-öelda tööellu noorele inimesele, et ta just jätkaks seal nagu õiges valdkonnas, et see õpitu ei läheks kaduma, et see on see kõige karmim asi nagu, et kuidas ettevõtjad julgustada, et ära osta, kui see on väike tehas, 2 pinki ja ma ei tea, 7 arvutit, ära osta suurettevõttest Telia, tee endale spetsialist, arenda, sa saad ise selleks oma niši tootega ettevõtteks. Et see on see kõige suurem lõhe, nagu mida mina täna nagu meie IT-valdkonnas ja meie noorte seas nagu näen. Aitäh! Ja, Hans. Sa ütlesid, et see koolijuhtkond ei usaldanud, eks, et ei julenud võtta, eks, ja mõtleme nüüd, et kuidas seda julgust tõsta. Eks, see on minu arust nagu klassikaline näide haridussüsteemi eraldiseisvusest reaalsest töömaailmast. Eks. Kui me need saaksime rohkem kokku, kui ta juba sinu juures oleksid töötanud ja teinud ja näitab, mida ta on teinud,
eks, siis küsitakse sinu käest. Sa paned ka oma pea pakule ja ütleb, et selle tööga ta saab väga hästi hakkama. Ja vot seda integratsiooni, need ei ole eraldi. Täna töömaailm tõepoolest vaatab lõputunnistust ja ütleb, et see ei ütle mulle mitte midagi muud, kui et on 3 aastat kuskil istunud. Eks, asi on palju paremaks läinud, aga see nagu murrangu koht on endiselt tegemata. No aga võib-olla siin abiks ongi see sama hästi praktiline haridus, et kui inimene õpib 3 aastat IT-arendust, ma ei tea, seal tarkvaraarendust või mis iganes ja seal juures ta näiteks saab kõike oma neid kodutöid ja neid rakendada kuskil ettevõttes, et tal on pärast näidata, ma olen nende 3 aasta nagu jooksul, kui ma olen õppinud, siis ma olen kõik need oma teadmised ka füüsiliselt, praktiliselt rakendanud, ma olen teinud seda ja olen teinud seda, siis võib-olla on sellel tööandjal natukene rohkem julgust ka sellist töötajat tööle võtta. Just nimelt ja selliseid süsteeme ka Euroopas, siin vaatame Saksamaad, vaatame Hollandit, kus on selgelt nagu ettevõtetel on ka koolitusfunktsioon. Eks nad on akrediteeritud, nad on ka toetatud selleks, et nad oleks need praktilise koolituse baasid. Mitte ainult, et seal proovida mingit reaalset tööd, vaid et seal ka õpetatakse edasi. Et selles suhtes endiselt Cleveroni akadeemia, eks see on üks selline näide, eks, kus seda... Aga võib-olla Mait võtab selle, kuna ta on Cleveroni akadeemiaga ka seotud. Ja me oleme väga otseselt seotud, sest et Cleveroni nagu seda praktilist poolt ja praktilise õppe poolt ja seda mudelit natuke see. Ja me oleme väga otseselt seotud, sest et Cleveroni akadeemia moodustuski üheskoos Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor ja Cleveron, kellel olid teatavad vajadused oma valdkonna spetsialistide järgi, mida ta Eesti tööjõuturult ei leidnud, just nendele soovidele vastavaid ja nende oskustega vastavaid ja selle tõttu saigi, kuna nende core business põhiäri ei olnud õpetamine, aga neil oli spetsialiste vaja, siis koostöös Eesti ettevõtluskõrgkooli Mainoriga sai loodud 3-aastane tasemeõppeprogramm, mis näeb välja siis selline, et need spetsialistid tõesti vastaks Cleveroni tulevastele nõudmistele, aga aitaks kaasa ka juba Cleveroni tegemistele. Täna sai lahendatud see töökohapõhise metoodikaga, mis näeb välja siis sedasi, et üliõpilased, kes õpivad 3 aastat, on pool nädalat, löövad kaasa Cleveroni tootearenduses ja teine pool nädalat on koolipingis. Omandavad teadmisi, teoreetilisi tarkusi, mida nad kohe järgmisel päeval piltlikult lähevad ja rakendavad. Ja kui nad selle kooli on läbi saanud, siis on tõesti see inimene, kes selle lõpetab, on Cleveroniga juba nii läbi lõhki tuttav, töötamisega ettevõttes nii läbi lõhki tuttav, et ta võib esimesel päeval peale kooli lõpetamist kohe sinna tööle asuda. Aga nüüd publiku küsimusele ka oma kommentaari andes, see kindlasti sõltub konkreetsest valdkonnast, sest et me kõik teame, et teatud valdkonnas, kui me räägime täna siin rohkem IKT valdkonnas, siis paljud ettevõtted kutsuvad ka kokkasid, ka tuukreid, ka kedagi kolmandaid tulema IT-sse, sest et suur valdkonnas on tööjõupuudus ja see õpetatakse seal ettevõttes koha peal välja, kellegi kohapealse spetsialisti poolt. Aga samas teiselt poolt on kindlasti ka selliseid ameteid, ma ei ütle, et IKT-s on neid selliseid nõudlikke ameteid vähem, kui me ikkagi räägime andmekaevest, tähendab mitte andmekaevest, vaid big datast, kui me räägime sellisest tehisintellekti ja nende arendustest, siis seda ilmselt on koha peal väga raske välja õppida. Aga teatud asjad on võimalik koha peal välja õppida ja teatud asjad kindlasti me tahame, et oleks teatud vundament, baasteadmised inimesel juba olemas, ennem kui teda sinna ettevõttesse tööle võetakse, sest et ma ei usu, et te tahate minna arsti juurde haiglasse, kes on õppinud koha peal seda asja välja kellegi arsti juures või te tahaks sõita lennukiga, mida on ehitanud insener, kes on, ma ei tea, mõelnud välja nii nagu vennad Wrightid 100 mis iganes aastat tagasi seda nagu ehitas, nii et kindlasti on see ühes ja see on väga palju erinevaid nüansse on ühesõnaga selle asjal ja selle tahul. Ja mina isiklikult, küll haridusasutuse esindajana, aga ma pean ütlema, et kui on kõikidesse töökohtadesse välja arvatud oma praegust viimast töökohta ja ma olen töötanud palju IKT ettevõtetes, siis on minu käest küsitud alati tööle tulles, mis haridus mul on ja sageli on piisatud sellest, et kui ma olen öelnud, et mul on haridus parasjagu omandamisel
ja pärast ei ole enam vaadatud kunagi ega küsitud minu käest, kas see haridus on mul ka lõpetatud ja kuidas ta on mul lõpetatud, sest et vaadatakse ikkagi konkreetselt töö tulemuste pealt. Kui ma saan selle tööga hakkama, siis ma olen seal ettevõttes edasi, kui ma ei saa hakkama, siis mitte. Aga ma arvan, et siin küsimuse puhul oli ka taustaks kindlasti see, et tegemist on avaliku sektori ettevõttega, kooliga, seal on teatavad kindlad nõudmised ja selle tõttu võib-olla on see osaliselt see juhtum seotud ka bürokraatia rataste vahele nagu sattumisega. No tal oli lõpetatud haridus, Järvamaa Kutsehariduskeskus ja IKT noorem spetsialist. No ma ei tea, mina isiklikult, ta oli minus praktika minu ettevõttes siis ja me teenindasime teisi koole ja et jah, ei, ühesõnaga lihtsalt karm, et eks see noore inimese kadalipp väikestes linnades on julm, aga suurimad tänud väga, aitäh vastuste eest. Aga vaataks korraks seda Eesti Energia pilguga ka, kui suur ettevõtte, mitte IKT ettevõtte peale selle, eks ole, kuigi seal on vist 400 inimest teil ka programmeerimas, eks ole. Aga just selle töökoha põhise või selle praktikate ja kõigi nende asjade läbimise mõttes, et mis meil siin aruteluks läks, et õppides läbi tegeliku töö tegemise ja ka selle järelkasvu arendamise vaates, millega te päris palju tegelete, et kuidas kas nagu suurettevõtte versus väikeettevõtte just koolitamise mõttes, töökohapõhise koolitamise mõttes, et kuidas teie tunnetus on selles pildis? Suht selline kuidas öelda, suur küsimus, ehk siis me siin selles küsimuses räägime nii noortest kui ka olemasolevatest töötajatest. Ma korraks võib-olla tõstataks õhku sellist teemat, et kui siin publikust oli küsitud küsimuse osas lõpetatud, saadud kutsehariduse erialaga ja kuidas sealt edasi, siis mina teeks paar sammu tagasi ja alustaks sellest, kuidas üldse haridusteekonda valitakse. Kui teadlikult seda tehakse, kas laps üksi seda teeb, kas ta lihtsalt vaatab oma sõprusvõrgustikus, kuidas seda valitakse ja läbi mõtlemata, kas on mul eeldusi, on mul kirk üldse selle välja valitud eriala vastu õnnestuda, nad on fundamentaalsed küsimused. Mistõttu me oleme suht kiiresti grupis jõudnud selleni läbi SKT koolidega koostöö, et on vaja tegeleda mitte ainult nendega, kes täna juba koolis, kutse, kõrgkoolis vahet ei ole. On vaja kindlasti tegeleda ka nendega, kes alles keskkoolis, põhikoolis, sest see eriala valik täna tehakse väga juhuslikult. Kas kuulatakse vanemaid mõjutavad nii palju, kui neil on teadmisi, kas siis vaadatakse tõesti suhtlusvõrgustiku või ainult vähestel lastel on eeskujusid, kelle järgi nad tahavad minna. Ja kui teadlikult tegelikult astutakse sisse, kui minnakse, valitakse eriala, kuhu on lihtne sisse astuda läbi mõtlemata, kas mul on teatud aja pärast rakendust, nad on sellised kõige keerulisemad küsimused. Kuidas grupis tervikuna me läheneme, ehk siis 5400 töötajat täna kontsernis tervikuna. Meil on palju vanemaid, ligikaudselt 3000 last nendel vanematel, ehk siis hästi palju investeerime neisse. Võtame ekskursioonidele, räägime, kes me oleme, näitame päriselt neid inimesi, kes igapäevaselt tagavad energiat üle Eestiga koduturgudel. Räägime tänastes erialades, millega vanemad tegelevad ja sealt edasi need kanduvad need teadmised ja vaja minevad arutelud peredes. Täna vanemad on suhteliselt hõivatud. Mu isiklik hästi valus kogemus oli aasta tagasi. Ma olin ühes koolis terve õppeaasta karjääriõpetaja, 8. klass mul oli ja selles samas klassis Narva Jeesus oli laps, kelle vanem töötab meie juures. Ja siis üks hetk selles karjääriõpetuse arutelus tekkis see küsimus, kellena töötavad vanemad. Huvitaval kommel see sama laps, kui ma küsisin, kellena töötab sinu isa, vastas mulle insenerina. Mina kui HR teadsin, et ta on hankespetsialist. Mõelge. Insener versus hankespetsialist. Kui palju arutelusid tekivad igapäevaselt peredes, kellena töötavad vanemad, mis tähendab nende töö, milles see seisneb.
ja kui teadlikud meie lapsed on, 8. klass, ehk siis 9. tal oli valik kas edasi gümnaasiumisse minna või siis kutsekooli. Mis teadmisega ta läheb? Nad on väga olulised küsimused. Seetõttu me valisime seda suunda, ehk siis olla eeskujuks eeskätt meie töötajate lastele. Rääkida, kes me oleme, kuhu me liigume, milleks muutub energiamaailm tervikuna. Ja teine suund kindlasti või teine sihtgrupp on meie olemasolevad töötajad. Ja ka energiamaailm ka muutub, nii nagu ka teised valdkonnad muutuvad. Ehk siis ka Ida-Virumaa regioonis hetkeseisuga on võetud väga suur fookus keemia transformatsioonile. Eks ju, meil on keemiatööstused, keemia valdkond areneb Ida-Virumaa regioonis. Mis see tähendab? See tähendab seda, et läbi väikse optimeerimise meil mõnes mõttes kaovad sellised juba vananenud rollid. Meil on inimesed, ehk siis inimressurss, ja meil on ka vajadus keemia teadmiste või keemia kompetentside järele. Mis see tähendab? See tähendab seda, et täna tõesti meie kui suurtööandja vastutus luua selliseid lahendusi, et harida oma töötajad, ette valmistada neid hoiakute poole pealt, teadmiste poole pealt, võtta uus roll vastu. Seesama koolituskeskus võib-olla, ma ei nimetaks niivõrd nagu neid selliseid projekte päris koolituskeskuseks, sest nad on vajaduspõhised. See ei tähenda, et me loome õppeprogrammid, aga see tähendab seda, et me lepime kohalikul tasemel Virumaa kolledž valminevast lahendusest täiendõppe ja täna see lend, esimene lend läks niipidi, et meil on 20 erinevates erialades olevad inimesed, oskustöölised, omandavad keemiaalased ABC-teadmised. Ja see on eluline näide, kuidas me ette valmistame ettevõtte äri ja siis tagame jätkusuutlikkust ja arengut tulenevad meie strateegiast ja siis kasutades ka meie ressursid. Ja mis need vanemad kindlasti saavad rääkida oma lapsele? Eile näiteks ma olen olnud, võtan väga lihtsalt näidet, kaevur, aga homme ma alustan keemialaborandina. Nad on väga-väga olulised arutelud. Ma soovitan kõikidel selle peale mõelda. Suur tänu sellise natuke suurema pildi ja sellise valdkondade vahelise, ka selle ümberõppe, aga meil on IKT-sektoris see vali-IT-programm, kus on ikkagi ümberõppe nooremtarkvara-arendajaks, et see profiili muutus, töö muutus, see on kindlasti väga oluline ja inimesed peaksid mõtlema selle peale ka sellises tulevikus. Ja ma arvan, et see plokk tegelikult andis kinnitust minu ühele arusaamisele, mida ma olen aastaid nagu ka väljendanud. Mida suurem ettevõte, seda rohkem ta tahab, et kool annaks üldise hariduse ja selle nii-öelda kitsa spetsialiseerumise ja vastutuse võtab see kool või see ettevõte endale ise. Ta voolib selle inimese täpselt selliseks, keda talle tarvis on ja mida väiksem ettevõte, seda rohkem ta tahab kooli lõpetamisel päris valmist inimest, kes on ilmselt ka selline multifunktsionaalne, nagu sa just seal enne oma kommentaaris tõid, eks ole, ja see on tegelikult väga raske ülesanne koolidele selle koha peal nagu vastu tulla, nii-öelda teha ühe ettevõtte või ettevõtte grupi keset õpet, et see on see tuleviku teema ilmselt ümber ja täiendõppes on, see tahab kindlasti seda täiendada siin. Et aga see suurettevõtte vaade versus väikeettevõtte vaade, see on päris kindlasti nagu see probleem, mis vajab lahendamist või mis vajab mõtlemist ja ettevõtete enda seda panustamise poole suurendamist. Aga Ants, palun. Tohib siin üks viide ühele uuringule, mis kevadel välja tuli. USA, Kanada, Euroopa suurriigid, üle 1000 töötajaga ettevõtted. 85% nendest on oma kas university või academy. University, kes õpetab ka formaalhariduse, kõrghariduse tasemel kursuseid ja academy, kes teeb tõesti praktilist õpet. 85% suurtel on see olemas. Meil on tõeline turutõrgesi, eks väikesel organisatsioonil, eks väikestel meie ettevõtetel, kus sul on vähe töötajaid, kogu seda monstrumit üleval pidada ei ole võimalik, eks. Siit tuleb sellised koordineeritud meetmeid mõelda. See ei ole turutingimustel lahenev väikesele riigile.
Jaa, täitsa päri, et tõesti see korporatiivakadeemiat ajalugu hakkab kuskil möödunud sajandi keskpaigast pihta, kui General Electric ja ka Apple ja ka teised ettevõtted, McDonald's ja olenemata valdkonnast hakkasid neid akadeemiaid looma ja tänaseks on tõesti jõudnud see vist enamus ettevõttesse ja ka Eesti suurettevõtetes on väga omane, et on tihtipeale ka kohapealsed väljaõppekeskused, kus siis õpid ennem tööle asumist, töökohale minekut võib-olla isegi 2-3 kuud, mis on ka täitsa nii-öelda pooleaastase õppe ehk tänapäeva sellise uue trendi mikrokraadi tasemel või ulatuses programm. Nii et see on see, mida ettevõtted teevad üle kogu maailma, aga kui me hakkame mõtlema, et kui palju ettevõtetel see core business on sellise koolituskeskuse pidamine või hoidmine, siis on ettevõtetesse lähenemised väga seinast seina, et mõni näeb ja tegeleb sellega, loob selle funktsiooni oma majja ja teised mitte. Ja ma arvan, et siin vahepealsetel huvilistel, kes näevad, et nad võiks jääda ikkagi oma core business põhitegevusala juurde, ongi mõistlik lüüa kampa konkreetse kõrgkooliga ja luua siis kas kahas korporatiivmikrokraad ehk koolitada oma ettevõtte vajadustele vastavaid spetsialiste koostöös kõrgkooliga või ka siis nii on nagu mõni ettevõte on läinud, et loonud kohe ka 3-aastase tasemeõppeprogrammi, mis on siis nagu teine äärmus ja ka mõni plaanib ka teatavasti ka magistriõpet ja muud. Aga see on kindlasti talentide nii-öelda, me oleme 2 aspekti siin praegu vaadanud, nii talentide värbamist või majja toomist või üldse arendamist, et kuidas neid Eestis piisavalt oleks ja ka nende elukestva õppe raames arendamist, aga kindlasti ma arvan, kus on vaja ka nii-öelda täiendavat tuge ja vajadust on see, et ettevõte ise vajab ka arenduses tuge, eriti kui on tegemist ettevõtte uue toote või teenuse väljaarendamisega, siis see on ka see, mis plokk, kuhu me kohe hakkame vist ka jõudma. Just. Ja tõmmates nüüd joone vahele tõesti selle hariduse teemale, siis tegelikult vaataks natuke siis teadus-arendustegevust või tegelikult ka ettevõtete enda tootearendust. Aga enne seda meil on siin üks küsimus pigem nagu paneeli häälestamiseks ja see küsimus on kuulajatele ikkagi, et kas toote või teenusarendus on suurettevõtete ja startupide privileeg või on siin ikkagi ruumi ka väiksemate ettevõtetele koostöös siis erinevate kõrgkoolide või teadusasutustega. Et selline on see küsimus, et aeg läks vist nüüd, jah? Aitäh! Ma arvan, et me võib-olla sujuvalt saame minna sellesse järgmisse plokki vaadates kella, mis halastamatu kiirusega liigub edasi ja tõepoolest, et vaadata natuke seda, et mida siis ettevõtted ise oma toote-teenuse arendamisel saavad teha, kus on see piir, kus nii-öelda tehakse ja luuakse asju maja sees ja mis hetkel see tegelikult peaks ikkagi toimuma koostöös siis kõrgkoolide või teadusasutustega. Ja võib-olla ka siin oleks hea kuulda just ettevõtete poole pealt või ka kõrgkoolide poole pealt selliseid näiteid, häid näiteid tõesti, kus on midagi ära tehtud, mis on päriselt nagu ellu läinud, head praktilised näited, mis kas mingist uuest tootest, teenusest või sellisest koostöömudelist just, et kuidas see kõrgkool ja ettevõte on üksteisele lähenenud, üksteisest paremini aru saama hakanud, et teadlaste ja ettevõtjate keel on kohati väga erinev, et selles maailmas hakkama saada. Nii et aga kas meil on tulemused ka vahepeal? Ja meil on tulemused hetkel niimoodi, et meil on vastanud 18 inimest ja 12 punkti kõrgelt üle kõikidest teistest vastustest on siis hääletatud, et ikka tuleb koostööd teha. Tuleb koostööd teha ettevõtete ja kõrgkoolide vahel
mis on ka meie suur rõõm kõrgkooli poole pealt. 5 vastust on kogunud väikesed teevad ise, ehk siis ka väikeettevõtted on tublid ja toimetavad tootearenduse valdkonnas. Ja huvitav on see, et 0 vastust on kogunud selline suurepärane esimene valik nagu suurte privileeg. Ehk siis, et suured ettevõtted omavad konkreetset tootearendusüksust. Et täna ei ole meie vastates keegi seda valikut valinud. Ja üks inimene on arvanud, et ta ei oska päris hästi veel vastata sellele. Aga suur tänu teile, kes vastasid. Aga lähme siis suurte ettevõtete juurde, suuremate. et mida ise teha ja mida koostöös teha ja mis võiksid olla sellised näited ikkagi, mis on teie ettevõtte poolt tehtud? Hakkame võib-olla Teliast, siis Hele, palun. Jaa. Me oleme proovinud päris mitmeid mudeleid ja võib-olla ma ühe näitena tooksin sellisest koostöömudelist Targa linna projektid, kus siis meie Teliana oleme nii-öelda teenusepakkuna või platvormi omanikuna, kus on kaasas infraomanik, kas siis näiteks Tartu linn või Tallinna Ülemiste, eks ole. Ja kolmanda osapoolena siis ülikool, kes siis just oma selle tarkusega aitab seal platvormi tööle panna, neid lahendusi leida, et võib-olla selline üks näide on väga hea just sellisest erinevate osapoolte koostööst. Ja mida ma veel tooksin välja näiteks 5G, et kõigile tuttav täna ka teie praktiliselt kõigil, eks ole, mobiilides, et tegelikult selliste use case'ide leidmisel, kuidas 5G kasutada. Ilmselt tuleb silma ette näiteks need samad iseliikuvad bussid, et see on täpselt sama võimalus, kus saavadki ja me olemegi teinud koostööd ülikoolide, siis meie enda ja vahel ka kas siis seadmete või teiste teenusepakkujatega. Nii et võib-olla need 2 näidet iseloomustaks sellist laiemat koostööd. Aga kui ma mõtlen selliste igapäevaste ettevõtete probleemide või murede peale, siis mulle endale ausalt öeldes meeldib väga see lahendus, kus me kaasame ülikooli poolt sellise projektrühma, kus on erinevate kursuste, erinevate erialade tudengeid ja selle raames proovime näiteks lahendust leida. Miks ma ise sellistesse variantidesse ka usun, sest et see on suhteliselt piiratud aja jooksul. Me saame teha koostööd, me saame teha paindlikult otsuseid, kas siis jätkata, muuta ülesannet ja tegelikult on see väga hea võimalus ka tõesti ülikoolis õppijatele pakkuda sellist erinevat meeskonnatöö võimalust, tulemuste saavutamist, üksteise toetamist ja ettevõttena loomulikult me saame näidata, kuidas ettevõttes asjad käivad ja minul on küll väga häid positiivseid tulemusi ka sellistest koostöövormidest. Aga ma ei tea, kuidas Eesti Energia teil? Jah, võib-olla tõesti. Aitäh sõna eest. Valin, kus kohast alustada. Ma võib-olla siis alustaks eeskätt õpilaste suunast ja väiksematest ettevõtetest. Korraks mõtlesin, et kui mul oleks tõesti ainult 3 töötajad ja päeva lõpuks aga ikkagi teenust ma osutan ja teenust tahaks ikkagi disainida ja pakkuda ikkagi väärtusloovat teenust klientidele, siis kuidas teha koostööd ülikoolidega läbi praktikandi, läbi magistritöö juhendamise, kas näiteks lepidagi siis tudengiga kokku. Tudengid on väga avatud koostööle, ehk siis meil on pigem suurem väljakutse, mis statistiliselt ennast juba on tõestanud. Tudengid tahavad praktikale tulla juba esimesel kursusel, tõesti gümnaasiumi sellest ajast tahetakse ennast korraks ettevõttega siduda, nii et nad on väga-väga sellele avatud, tasub kasutada seda võimalust ja sealt
nüüd edasi, kui mina tahan teenus või toote disainida, et kuidas saada sellised nagu kõige kaasaegsemad mõtted või sellised nagu teravamad nii-öelda ideed endale läbi tudengi, et see on suurepärane koostöö. Ei ole niivõrd otseselt ülikooliga, aga kindlasti ülikooli esindajaga, eks ju. See on üks moodus ja me oleme seda kasutanud. Me samamoodi me ei hakka teile võib-olla kogemust kordama, sest me suure ettevõttena teeme vist asju ühtemoodi. Ehk siis meeskonnapõhise praktika raames just IKT-sektoris me teeme koostööd selliselt, et tõstatame nii-öelda probleemi ettevõttes, mingit teenust disainida, toote disainida, arendada, kutsume grupptudengid, moodustame neist meeskonda ja siis poole aasta jooksul juhendame ja siis anname neile vabadust ja tööriistu selleks, et lahendust leida. Suurepärane, väga kihvt kogemus, arendavad oma koostöövõimed, arendavad siis meeskonnatöö oskusi, veel lisaks suhtlevad ja mõnigi jääb ka edasi tööle. See on ka selline moodus, aga see eeldabki ikkagi nii suuremat vajadust kui ka vajaminevat ressurssi. Ja kolmas vorm kindlasti erinevad uuringud, mida me saame suurte ja mitte ainult suurte ettevõtetena teha ülikoolidega. Ehk siis Eesti Energia näitel natukene siis keerulisemad võib-olla teemad ma siin tõstatan mitte ainult IKT-sektorist, vaid keemia valdkonnast. Et viimane suur pikaajaline uuring oli tehtud eeskätt kuidas autorehvide kasutada keemiatööstuses. Ülepõnev projekt oli, sai mitu aastat järjest arendatud ja nüüd me oleme juba põhimõtteliselt lõpufaasis. Teine samasugune uuring käib taaskord keemia valdkonnas ja ma hetkel võib-olla nii sisu ei ava, sest see on veel töös, aga see on teine tase, kuidas me oma äri arengut tagame. Need moodused ja vormid koostöös on väga-väga palju. Ma ütleks niipidi, meid ei piira mitte midagi, ega suuri ettevõtteid, ega väikseid ettevõtteid, sõltub avatusest ja kindlasti teadmisest, et ülikoolis on õppejõud, ülikoolis on õpilased, tudengid kindlasti ja ka uuringute läbiviimiseks ressurssi. Meie viimane näide näiteks juhtimise kvaliteedi tõstmiseks, me tegime ka uuringut ülikooliga, siis me saime natukene praktilisemad nipid, kuidas juhtimise valdkonda rohkem panustada. Nii et võimalusi on. Suur tänu nende nägete eest. Annaks võib-olla siis Maidule sõna, et kuidas see klassikalise ülikooli poolt vaadates see koostöö ja see panustamine just ettevõtete mingisse tootearendusse või läbi kas siis mingite tööde, kursuse tööde, praktikate, lõputööde, et kuidas see teie vaates on? Ja ma alustaks võib-olla ka seekord ühe sammu tagasiastumisega ja tõesti rõhutamisega, et tegelikult koostöö on A ja O ja tegelikult kui me räägime ettevõttest või organisatsioonist kui vormist, siis mis muud ta ongi, kui on grupp inimesi, kes teevad koostööd, mida nad üksinda võib-olla ei suudaks ega ei saaks teha ja tänapäeval ma arvan, ükski ettevõte ei pääse sellest, et ta peab tegema koostööd. See ei pea olema tingimata kõrgkooliga, aga ta peab ilmselt tänapäeval tegema kellegagi koostööd, et kui ta tahab, et tema toode teenus oleks tõesti maailma tasemel. Kui me vaatame tipptooteid, teenusid, lennukeid, autosid, siis teate, kui palju seal koostööpartnerid on, mis kamba peale see kokku pannakse. Kui seal on label on Mercedes-Benz, ega see ei tähenda, et Mercedes-Benz on selle kõik otsast lõpuni teinud. Kui seal on mingi muu mark, siis on ka seal tohutu hulk ettevõtted, mis seal taga on. Ja osa neist, kellega nad koostööd teevad, et saavutada seda mingit uutes valdkondades, kus neil võib-olla ei ole veel baaskompetentsi, läbilööki, interdistsiplinaarsust, mis on tänapäeva märksõna, siis osad neist on siis mingid teised ettevõtted, võib-olla ka iduettevõtted, kus on teatavasti selline tootearenduse pool väga tugev, aga ka kõrgkoolid. Ja kõrgkoolides lihtsalt tehakse väga erineval kujul ja raames seda koostööd, alates sellest tõesti, mis siin on ka varem läbi käinud, et meie rakenduskõrgkooli ja praktilise kõrgkoolina, kus on ka väga paljud töötavad üliõpilased õpivad meil, nad toovad oma töö juurest kaasa oma pakilisi päevakajalisi teemasid, mida nad siis lahendavad kas ise kodutöö raames või siis kooli poolt või õppeaine raames kokku pandud grupina seda
toodet või teenust aitavad või seda probleemi aitavad lahendada selle ettevõtte jaoks. Aga ma ütleks, et see on ainult niisugune väikene pool, sest et see on ka sageli saanud komistuskiviks ettevõtete ja kõrgkoolide koostöö raames, et kui ettevõte tahab kõrgkoolilt mingit abi tootearenduses, siis kõrgkool mõnikord pakub, et me anname sulle sinu teema üles lõputöö tegemiseks kas magistrandile või doktorandile, kes teeb seda siis 1 aasta või 2 aastat või 10 aastat doktorandi puhul. Ja siis selleks hetkeks, kui see töö on valmis, on tegelikult ettevõttel see vajadus juba ammu läinud ja millegi muu järgi on vajadus. Kõikidel kõrgkoolidel on olemas tegelikult teaduspersonal. Et kasutage ettevõtetel, ma soovitan kasutada, et ettevõtted kasutaks kõrgkoolide teaduspersonali, kes on esiteks ei ole enam mitte tegemist ühe inimesega, vaid on tegemist juba siis grupi inimesega, kes saab selle ülesande, mis ettevõttel on kiiremini lahendatud. Ta on varasemat kompetentsi omavad nad ja kui ettevõttel seda teadmist majas sees ei ole ja tal on seda interdistsiplinaarsuseks, seda välist oskust tarvis, siis pöörduda ühe või teise partneri poole, on siis teine ettevõte või siis kõrgkooli poole, tema teaduspersonali poole ja me lahendame need asjad väga mõistliku ja kiire ajaskaalaga ära. Mõned tööd ja teenused, mida meie teeme, on ka tegelikult sellised igikestvad tööd. Näiteks olles Ülemiste City veerel ja Ülemiste City tegemistega väga hästi kursis, siis näiteks Ülemiste City arendab oma linnakud edasi andme- ja tõenduspõhiselt. Nad ei tee seda sedasi, kõhutunne on ka teatavasti, on seda uuritud ja puuritud ja öeldakse, et kui sul on 10 000 tundi teadmist mingist valdkonnast, siis sa oled tegelikult juba kõva tegija ja võid ka oma kõhutunnet otsustada, aga see 10 000 tundi ongi su varasem õpe, mis sa oled teinud. Aga Ülemiste City arendab oma linnakut edasi andme- ja tõenduspõhiselt ja need andmed ja tõendused, mida ta otsib ja saab, tulevad läbi koostöös erinevate kõrgkoolidega, sealhulgas ka läbi meie kõrgkooli, Eesti ettevõtluskõrgkooli Mainori. See on üks näide, et me oleme arendanud välja linnakule tööriista, mille järgi linnakut arendatakse edasi. Ja just selliseks, milliseks linnak on täna saanud, on ka meie 2 senti on seal sees oma nende tööriistade kaudu. Nii et me teeme seda õppe raames, aga me teeme seda ka oma teaduritega suuremate tükkidena erinevatele Eesti ettevõtetele. Ja loomulikult ajaloost võib tuua ka teiste, mitte ainult enda keskeks jääda, siis teiste kõrgkoolide panuseid ettevõttes. Eestis on teada tuntud ka ju helluse bakteri väljatöötamine, me kõik tarbime seda igapäevaselt ja neid näiteid saab tuua siit kodumaalt ja välismaalt, kust on häid näiteid või häid asju tulnud nii-öelda koostöös kõrgkoolidega. Suur tänu, aga Ants siis vaatab seda natuke selle lühiajalise vajaduse ja sellise lühiajalisemate projektide koostöö vaates ka veel kiirelt. Jube ränk teema ja 2 minutit on aega. Ja siin on hästi palju vaja teha. Eks meil on väga häid näiteid, meil on helluse näiteid, meil on suurettevõtete tellimise näiteid, kellel on see ressurss ja ka Ants Sild oma doktorikraadi eest on võlgu Eesti Energiale, kelle teemal ma selle tegin. Eks, aga kui me räägime ettevõtete kõikidest laiadest vajadustest, eks see tootearendusega, siis on ilmselge, et meil sellist teaduspotentsiaali kõikides nendes eri valdkondades ei ole. Eks, ja ei tule ka kunagi. Eks, osad saavad, osad peavadki minema maailma laiali ja otsima, kus seda on. Aga ometi see taustametoodika, eks, kuidas teaduslik uurimistöö käib, kuidas üldse selliselt läheneda, kuidas toetada seda uurimisrühma, eks, otsapidi tehakse seda magistriõppes või ka doktoriõppe kaudu, mida ettevõtetele tehakse. Aga sellise metoodika toetamine ja koolitamine on nagu kriitiline teema, mida peaks palju rohkem tegema. Milles seisneb meie startup kogukonna edu? Ei ole mitte selles, et meil äkki ilmus välja õudne teaduspotentsiaal või kohutavaid geeniusid. Seal taustal on puhas metoodika. Eks kiirendite metoodika, kuidas keerukat tööd teha, mida annab tiražeerida. Seda on vaja nagu palju, vaat seal see koostöö, seda metoodikat toetajate ja ettevõtete vahel on see, mida Eestis me suudame pakkuda. Väga hea sellise üldistava kokkuvõtte eest, aga võib-olla veel siis
jälle selle nii-öelda koostööplatvormi vaates, kus on palju erinevaid ettevõtteid, erinevaid koostööprojekte, võib-olla veel täienduseks mõni hea näide. Ja meil Ülemiste City's on tegelikult väga palju näiteid, kuidas me kõrgkoolidega koostööd teeme, kõik need praktikad ja kõik muud sellised põnevad, nagu Mait juba ütles, uuringud, et ega me neid uuringuid ise ju ei jaksaks oma tiimiga teha ja ei oskaks ka. Aga meil on näiteks üks suur projekt, mida me veel teeme erinevate Eesti ja ka välismaa kõrgkoolidega, on näiteks koolituskrediidi projekt, kus me pakume meie linnaku töötajatele täiesti tasuta võimalust ennast arendada, et kõik, kes linnakus nii-öelda pesitsevad või kellel on seal pinnad, et nendel on teatud arv koolitustunde täitsa tasuta, mida nad oma töötajatele võivad siis jagada. Ja see projekt, kui alguses me hakkasime minema kõrgkoolidesse, ülikoolidesse, me mõtlesime, no mis seal ikka, lähme ütleme kõrgkoolide, me teeme koos tööd ja pakkuge osaliselt tasuta nagu õpet ja siis kui ettevõte nii-öelda saab maitse suhu, võib-olla tuleb võtta veel teie käest juurde, siis ega see nii lihtsalt ei läinud. Jah, meil on õnneks oma kõrgkool, kes loomulikult tuleb igasuguse projektiga kaasa väga julgelt, siis väga paljud kõrgkoolid olid ikka väga skeptilised, et miks meil seda vaja on ja miks me peaksime üldse sellega tegelema, meil ju riigilt raha tuleb, meil nagu otseselt vajadust ennast müüa ei ole. Et selles mõttes siin ma tahaks võib-olla tuua seda, et jah, projekte ja algatusi ja kõike on väga palju, mida kõike saaks teha, küll aga ma näen väga tihti just seda sükast nagu, et paindlikkust on nagu vähe kõrgkooli poolt, mida väga tahaks ja väga ootaks ja seesama, millest ka Mait rääkis, see ajaraamid, et kui mina tulen oma mingi murega, mida ma tahaks lahendada, et näiteks magistrandid või keegi seda võtaks pureda, mul ei ole aega oodata aasta või 2, millal ta ükskord selle magistritöö ära teeb, mul see küsimus võib-olla on kuude küsimus, maks pool aastat, et selles mõttes on häid näiteid küll, et näiteks Ülemiste City's on ka kõnnikoosolekute rada, kus inimesed saavad kõndida, teha koosolekud, samas on ääres on ka erinevad teadmised tervise kohta ja kõik see, et see on ka tulnud koostöös kõrgkoolidega, et siin on ka meie kõrgkool hästi panustanud, aga neid projekte on kõik alguses väga raske käima saada, just sellepärast, et ma ei tunne, et seda paindlikkust koolides oleks väga palju. Suur tänu teile kõigile. Kas on küsimusi? Ma arvan, ühe küsimuse võiks võtta, kuigi meie aeg on läbi täielikult. Ei paista. Aga siis mul on ettepanek teha suur aplaus meie panelistidele. Ja aitäh teile selle aja eest. Ja ärge siis siit alalt ära minge, siin jätkub kohe järgmine suhteliselt intrigeeriv teema jällegi hariduse ja koolituse teemal, nii et kena päeva jätku. Aitäh!